tere, tere, tere! Täna siis on meie 5. episood, kus siis on meie külalised, tutvustavad ennast. Tere, minu nimi on Katrin ja mina olen Pala noortekeskuse noorsootöötaja. Ja mina olen Inga ja samuti Pala noortekeskuse noorsootöötaja. Väga tore. Aga kust te tulete ja millega tegelete? Nagu ma enne ütlesin, et ma olen siis noorsootöötaja Pala noortekeskuses ja 2018. aastast. Ja mina tegelen siis igapäevaselt noortega ja noorte jõustamisega. Väga tore. Aga Inga? Ma olen samuti siis noorsootöötaja, aga mina olen seal ainult veerand kohaga, nii-öelda toeks Katile. Ütleme nii, et mina olen üldse pärit tegelikult meie piirkonnast, Alatskivi ja Kodaveregi piirkonnast. Et Alatskivil ma olin lasteaias, lõpetasin kooli ja mingi hetk me kolisime Kodaverre, nii et Kodavere on minu nii-öelda kodupaik, kus ma üles kasvasin ja kus ma praegu kasvatan oma pere, oma lapsi, mitte meest. Jah, et see on nagu minu poolt. Väga tore. Ma ise olen ka Kodavere kandist pärit, aga kuidas te jõudsite noorsootööni, et nagu mis viis teid selleni, et te sellise töökoha jaoks otsustasite? Mina jõudsin noorsootöösse täiesti puhtjuhuslikult. 2018. aastal siis noortekeskuse töö eest vastutas MTÜ Palavalla noored ja siis selle juhataja oli Inga ja meie kooli direktor oli Grete-Stiina Haaristo ja nemad ja Inna Lamp ka, kes siis kutsusid mind töövestlusele. Ma olin kuulutust lugenud, näinud ajalehes, aga ma tundsin, et ma kuidagi ei kvalifitseeru sellele töökuulutusele. Aga kuna MTÜ juhatus ei leidnud tollel korral sinna ühtegi sobivat inimest, siis Inna Lamp teadis, et ma olen kodus. Tollel hetkel ma ei töötanud kusagil ja tema siis kutsus mind noortekeskusesse. Ja alguses ma olin nõus jääma ainult sinna katseajaks, kuna MTÜ siis juhatus leiab ikkagi sobiva kandidaadi, aga tänaseks päevaks on siis sellest 3-4 kuust saanud 8 aastat. Väga tore. Ma võin ise enda poolt öelda, et Kati on väga, väga hea südamlik inimene ja ta alati aitab, et kui on vaja. Ja Inga? Ma pean ausalt tunnistama, et peale keskkooli ega ma ei teadnud, mida nagu teha. Et erialaliselt eriti veel, et ma mäletan, ma võtsin Tartu Kutsehariduskeskuses ette esimese eriala, milleks oli raamatupidamine ja sekretäritöö. Aga väga kiirelt sain aru, et see töö ei ole minu jaoks. Mulle meeldis töötada inimestega ja ma arvan, et see teadmine, et seda tööd tahan teha, on seotud minu vabatahtliku tööga Alatskivil. Siis, kui ma tegelesin noortega siin, meil oli õpilasmalevad, meil olid erinevad laagreid ja see töö hakkas tegelikult mulle väga-väga meeldima. Ja ma jätsingi Tartus, jätsin eriala pooleni ja läksin õppima Lääne-Viru rakenduskõrgkooli tegelikult sotsiaaltööd. Kui ma selle lõpetasin, siis mul avanes näiteks kohe võimalus tulla endisesse Palavalda sotsiaaltöötajana tööle. Aga siis, kui ma seal praktika oli, ma nii hästi mäletan seda, kuidas koolidirektor ja vallavanem tulid moosima mind, et ma võiks poole kohaga olla huvijuht koolis ja poole kohaga noorsootöötaja noortekeskuses.
aga siis, kui oli talvine puhkus läbi, siis anti teada, et tegelikult tahetakse mind sotsiaalosakonda juhtima. Mis tegelikult lõi nagu palju suuremad võimalused üldse meie kogukonda panustamisel. Et ja siis otseselt nagu noorsootöö juurde tegelikult sattusin ma 2010. aasta sügisel, kui minu poole pöördusid sellised aktiivsed noored, kes ei olnud rahul sellega, et meie noortekeskuse tegevus ei olnud aktiivne, meil olid lihtsalt ruumid, aga minu poole pöördusid siis 2 aktiivset noormeest, keda väga huvitas meie nii-öelda noortekeskuse tegevus meie piirkonnas. Ja nendega ühiselt me tegelikult lõime ühe MTÜ, et tegelikult, et kui noored pöördusid minu poole ja palusid abi noortekeskuse tegevuse käivitamisel, et see oli nagu kõige olulisem aeg Pala noortekeskuse tegevuses, see oli 2010 sügisel ja tegelikult 2011. aasta kevadel, 25. mail me siis lõimegi koos Siim Silbaumiga meie MTÜ Pala valla noored, kes on siis täna tegelikult vahepeal nime muutnud, Pala kogukonna noored, seda kõike haldusreformi tagajärjel, aga toimetame ikkagi edasi. Väga tore. Aga ma küsin kohe sellise kiire küsimuse, et mis on olnud teie töö juures kõige lahedamad ja võib-olla mitte nii lahedad kogemused? No mina võib-olla lisakski kohe, et kõige toredam kogemus on see, et noored ise algatasid selle protsessi. Endal oli see tahe ja nad panustasid sellesse, et see on nagu kõige positiivsem, vähemalt mina arvan, et meie MTÜ arengus üldse ja noorsootöö arengus, et sealt sai see kõik alguse. Ja muidugi see teine pool, et mis ei olnud nii lahe, oli võib-olla see süsteemsusega raskused. Et see käima lükkamine oli tegelikult parajalt pikk protsess. Et mismoodi alustada, mida teha, mille pärast on vaja muretseda, projektid, rahastused ja nii edasi, et see oli võib-olla kõige raskem osa selles protsessis, et meeskonna loomine. Ja Kati? No minu arust on noorsootöö üks kõige ägedam elukutse, mida üldse endale soovida. See noorte katsetamine, energia, julgus, need on kõik need asjad, millega sa ise pead kogu aeg sammu pidama ja see aitab hoida ennast ka väga mõnusalt noorena ja noorte maailmas kaasa nagu lüüa. Väga tore ja ma nõustun kõigega, mis te ütlesite. Aga räägime ka natuke siis selle Kodavere kohta, et kas ja miks on teie jaoks meie kihelkonna pärimus ja kultuur oluline? Näiteks minu hinnangul pärimus ja kultuur need on minu jaoks väga olulised, sest need annavad meile tegelikult oma identiteedi ja kuuluvustunde. Just Kodavere ja Peipsiäärne kultuur on midagi, mida tegelikult mujalt ei leia. Oma keel, omad kombed, lood ja traditsioonid. Kui seda edasi ei anna, siis tegelikult see võib lihtsalt kaduda. Ma leian, et kui noor tunneb, et ta on osa oma kodukoha kultuurist, siis ta hoiab seda ja väärtustab rohkem ka oma kogukonda. Minu enda lapsepõlvlooduse ja kodukoha pärandiga on mind väga palju tegelikult mõjutanud. Ja Kodavere on minu jaoks midagi väga erilist. Et see keel ja need toimetused ja see ühte hoidmine mulle tundub, et just see kultuur ja pärimus tegelikult liidabki meid. See hoiab meid nagu ühe meeskonnana.
olen kõigega nõus, mis sa ütlesid. Ja Kati? No mina olen siia piirkonda sisse tulnud. Minu enda juured on Võru ja Põlvamaal. Minu vanaema ja vanaema rääkisid pigem Võru ja Tartu murrakut. Ja ausalt öeldes sellest Kodavere keelest ja kultuurist ma ei teadnud väga pikki aastaid mitte midagi. Võib-olla ainuke kokkupuude, mis mul kooli ajal Kodaverega oli see, et meil olid Kodavere rahvariided ja see oli ka kogu lugu, mida ma nagu üldse Kodaverest teadsin. Selle Kodavere võib-olla kultuuri ja pärimuseni jõudsin ma alles siis, kui mul olid oma lapsed koolis ja koolis tulid vahest need teated, et on Peipsi ääres Eevi Treiali juures on pärimuskeskuse laager või Assikveres Mare Nõmme juhendamisel. Aga ega ma suuremat rohkem midagi sellest ei teadnud ja võib-olla ka see, et Kodavere keel on oma ette täitsa murdekeel, et see jõudis minuni, ma arvan, selle sama Kodavere keskuse käivitamisega. Ja kuna seda Kodavere keelt ei räägita väga enam või räägivad väga üksikud inimesed, et siis minu jaoks oli see juba täiskasvanud inimesena väga-väga suur üllatus, et see keel on täiesti olemas ja seda räägitakse. Nii et suur kummardus Kodavere pärimuskeskusele, kes on suutnud selle keele ja kultuuri uuesti pilti tuua ja kindlasti eelmise aasta laulupidu ja selle aasta tantsupidu on need, mis selle kultuuri siis kenasti ka noorteni toovad, et läbi tantsu ja muusika ja laulu on võib-olla see Kodavere keel siis kõige paremini noorteni jõudev viis. No just, et ka meie üritame siin enda podcastis seda keelt just noorteni lähemale tuua. Aga kas meie pärandit saab ka noortele edasi anda? Ma usun, et kindlasti saab ja kindlasti peab seda tegema. Et me teame, et noored õpivad kõige paremini läbi kogemuse, et mitte ainult kuulates. Et see ongi, kui me korraldame erinevaid töötube, kus nad saavad proovida käsitööd, õppida laule või teha koos toituvanade retseptide järgi, et see kõnetab palju rohkem. Väga oluline on ka see, et kogukonna vanemad inimesed tulevad noortega kokku ja jagavad oma kogemusi. Et niisugune põlvkondade lõimumine või suhtlus, see annab väga-väga palju juurde. Noorte puhul ju saab täna kasutada väga palju neid kaasaegseid vahendeid. Tänane olukord, podcast, et kuidas me siis seda teisteni viime või noorteni jõuame. Et ma arvan, et kui anda noortele võimalus luua pärimuse põhjal midagi uut ja tänapäevast, siis see jääb neile paremini külge ja muutub elavamaks. Väga liigutav, et nõustun tõepoolest kõigega, mis sa taaskord ütlesid, et just see, et tahamegi noortele seda edasi anda, mitte ei ole see, et vanemad inimesed, et räägivad Kodavere keelt, et noored, et just nemad võiksid ka rääkida, et seda ellu tuua. Ja Kati? No, ma arvan, et kuna seda Kodavere keelt väga vähe räägitakse, et siis väga suur vastutus lasub meil täiskasvanutel noortele seda edasi anda ja ka vastutus on see, et kuidas teha see asi noortele nagu siukseks ägedaks ja tähendusrikkaks, et nad tunnetaksid ära, et kus on nende juured
ja kui nad lähevad kunagi siit kodukandist välja õppima, ma ei tea, lähevad filmindusse, muusikasse, arvutimänge tegema, et võib-olla koos selle Kodavere teemaga ja oma juurtega, et võib-olla nad toovad kunagi selle oma muusikasse, oma filmidesse, ma ei tea, meemidesse, et noh, meil on noortekeskuses on olnud väga hea koostöö pärimuskeskusega, et meil on noortekeskuses olnud seinte peal ütleme siis kodaverekeelsed väljendid, noored on siis saanud arvata, et mida see väljend tähendab. Siis me eelmine aasta olime noortega siin Kodavere tantsupeoga seotud, tegime Kodavere toitudest, siis Kodavere toidutelk oli ja ma arvan, et see ongi nagu see kokkupuutepunkt ja koolis on ju olnud ka pärimuskeskuse või pärimustunnid siis, et mis on ka nagu väga hea näide koostööst kooli ja pärimuskeskusega. Et ma arvan, et juba väga palju on tegelikult selle ajaga suudetud nagu teha, et noorteni see Kodavere pärimuskultuur tuua. Aga noh, kindlasti on veel palju teha. Ja et just need tegevused aitavadki kaasa sellele noortele lähemale toomisele selle Kodavere keele, et kui lihtsalt rääkida sellest Kodavere keelest, siis see võib-olla nii ei huvita neid, aga kui just korraldada neid üritusi ja näiteks saavad noored ise näiteks süüa teha ja proovida, et siis ma arvan, et see kindlasti innustab neid ka Kodaverest rohkem teada saada. Aga tulevikuplaanid, kas ja kuidas mängib kultuur rolli meie elus näiteks 10 või 20 aasta pärast, et kas see on, Kodavere keel on siis oluline ka siis? Mina arvan, et ikka. Et ma arvan, et kultuur on ka tulevikus noorte elus väga oluline, kuid see võib olla hoopis teises vormis. Et me võib-olla ei kanna seal neid rahvariideid ja et ega pea neid ka samu kombeid, mida siis praegult Kodavere Kodaverest nagu traditsiooniks on. Et aga kuid ma olen kindel selles, et kui me anname noortele sideme oma kodukoha ja pärandiga, siis on neil ka tegelikult 20 aasta pärast alus, millele toetuda ükskõik kus olles. Et me loome selle põhja, mida tegelikult me iga noor tulevikus viib edasi oma perele, lastele ja see kandub niimoodi edasi läbi aastate. No minu jaoks on oluline see, et oleks need missiooniga, et meil oleks jätkuvalt missiooniga inimesed, kes seda kultuuri ja keelt edasi viiksid. Et kui meil on eestvõtjaid ja selle kultuuri austajaid, et siis on see Kodavere pärimus ja kultuur jätkusuutlik ka 10-20 aasta pärast. Jaa, aga ma küsin veel mõne küsimuse, et mis plaanid on teil veel noortekeskusega teha või ja näiteks üritusi korraldada ka Kodaverega seoses? Ma arvan, et meie MTÜ üks olulisemaid visioone on see, et noorsootöö ja kogukonnatöö oleksid jätkusuutlikud ning noored tunneksid, et neil on omas kodukohas oma koht ja hääl. Ma näen seda, et noorsootöö peaks rohkem siduma end kultuuri ja pärimusega, sest see ei ole ainult ajaviide, see on väärtuste ja identiteetide loomine. Et
ma väga loodan, et noortel jääks selline julgus oma ideid ellu viia. Siin ma toon võib-olla näite just nende aktiivsete noorte näol, kellega see MTÜ loodi. Et ma loodan, et uus põlvkond, kes peale kasvab, et neil on samasugune tahe ja sama selline motivatsioon sel teemal nagu jätkata. Ja ma olen kindel, et meil neid noori ka juba on. Ja noori, kes, nagu meie podcastki, meil on hetkel siin 4 liiget ja võib-olla tulevikus saame mõne Palakooli õpilase võib-olla veel podcasti tegema või kuskilt mujalt kandist. Aga Kati? No, minu jaoks on noortekeskus nagu olnud kogukonna süda, kus meie majas meie maja on avatud erinevatele põlvkondadele, et meil on mingisugused üritused, mida me siis näiteks lastekaitsepäevad, jõulumaad oleme siin korraldanud. Meie ruumides on sünnipäevad, koosolekud käivad, et ma loodan väga, et see on nagu üks koht, kus kohtuvadki noored või erinevad siis erinevas eas kogukonna liikmed ja see võimestab siis mõlemat poolt. Ma loodan vähemalt, et see keskuse nagu eesmärk võiks olla selline, ma ei tea, et keskus ikkagi edasi toimiks, et see on nagu väga oluline sellele piirkonnale ka, et meil oleks alles kool jääks, et meil oleks noortekeskus ja kui meil on noored, siis see ala kogukond elab veel edasi ka elujõulise. Ma tahaksin võib-olla Katile kohe juurde lisada see, et seda tööd ei tee absoluutselt üksi. See on meeskonnatöö. Et meil noorsootöö kestaks ja areneks, on väga olulisel kohal meie kohaliku omavalitsuse toetus. Me ootame toetust koolidelt, lastevanematelt, ja ka tegelikult kultuurivaldkonnalt, et kultuur ja noorsootöö, tänane teemakäsitlus, need on kõik omavahel nii seotud, et ei ole lihtsalt kultuuri, ei ole lihtsalt noorsootööd, et see käib üheskoos. Et ma leian, et kui me kõik toetame noori, siis sünnibki tugev ja elujõuline kogukond, et kus noortel on hea kasvada ja kuhu nad tahavad ka hiljem tagasi tulla, oma juurte juurde. Ja noorsootöö ja noortekeskust võiks võib-olla võtta kui noorte kasvulava, et kus siis kohalik kultuur ja noorte loovus, tegutsemistahe kohtuvad ning sealt juba sünnivad siis uued ideed ja mõtted, mida edasi viia. Tõepoolest, et noortekeskus on hästi palju noortele selliseks toepunktiks, et sinna saab alati tulla rõõmu ja murega, et alati nagu aitate ja just ideede ja projektide elluviimisel olete te hästi-hästi toetavad, et selles suhtes olete te väga head inimesed ja üleüldiselt ka, et teie peale saab alati kindel olla ja loota, et alati aitate. Aga kas on midagi veel, millest te ise tahaksite rääkida? Et võib-olla hästi oluline ongi vaata see, et me kõik teeksime koostööd. Me oleme kakskeelne piirkond, eesti keel ja vene keel, et kuidas me jõuame oma kultuuri ja pärandiga kõigini. Et see on selline teema, millega me peaks tegelema, ja samas ei saa mitte kellegile peale suruda seda kellegi teise kultuuri, kombeid,
et me peame olema sellised tolerantsed, me peame tunnustama teiste kultuuri ja samas siis hoidma ka enda oma. Et noorsootöötaja nagu ongi noorte jõustaja, mentor ja kui noor tuleb minu juurde mõne mõtte või ideega, siis mina olen see, kes on see võimaluste pakkuja, kes püüab leida, ma ei tea, rahastust, mõelda kaasa, kust rahastust saada. Kui on vaja noori transportida ühest Eesti otsast teise, olen ma alati nõus oma päeva ja autoga alati kaasa tulema sellega, et peaasi, et see noorte äge idee ei jääks ainult mõttetasandile, vaid see areneks nagu edasi. Et jaksu ja jõudu teile selle podcasti vedamisel. Aitäh, seda läheb vaja. Aga tõmbamegi otsad kokku siis meie 5. episoodiga. Et aitäh kuulamast ja aitäh meie külalistele, et täna siia tulite, et meil on väga-väga hea meel. Tore, et kutsusite. Aitäh!